ja ma leidsin oma parima sõbranna näiteks Facebooki One Directioni grupist. Mis ja nüüd me oleme 2012 oli see 13 aastat sõbrad olnud. Ja siiamaani oleme parimad sõbrannad. Tere tulemast karjäärikäänakutesse. Mina olen Kristjan ja räägin inimestega, kes on mõnikord ka netist sõpru leidnud. Aga üldiselt, kelle karjääriteed on täis huvitavaid käänakuid. Ja kõigepealt üleskutse, kui sul on ka huvitav lugu huvitavast karjäärist, palun võta minuga ühendust kristjan@karmo.ee. Karjäärikäänakud. Algab karjäärikäänakute Women in Tech eri, mis valmib koostöös TalTechi IT-teaduskonna ning Smart Work Academy'ga. Saadet toetab IT Akadeemia. Ja nüüd tänase külalise juurde. Täna on meil külas Helina. Tere! Tere! Ja Helina puhul on selles mõttes üks karjäärikäänakute esmakordne juhtum, et sa oled meil esimene külaline, kelle sünniaasta algab 2. Juhu! Mitte küll nagu väga, isegi ma ütleks, et mitte isegi veel sel sajandil sündinud. Esimene 2 aasta. Aga esimene 2 aasta. Jah, aga räägi, mida sa praegu tööalaselt teed? Hetkel olen Tallinkis raamatupidaja, nüüd kohe saab märtsi alguses 2 aastat täis. Oskad sa kirjeldada oma tüüpilist tööpäeva? Jõuan tööle, võtan kohvi, räägin niisama mingitest asjadest, mis on kas selgunud või lihtsalt sellised, et mida keegi tegi nädalavahetusel eelmisel päeval. Siis vaatan üle oma meilid ja siis hakkan oma igapäevaste ülesannetega tegelema või siis mingite jooksvate probleemidega. Missugused on sinu kui raamatupidaja siuksed tüüpilised ülesanded? Siin ametikohal pigem selline kontroll, et Tallink on ju suur ettevõte, hästi palju erinevaid alasid. Et kontrollin, kas hotellid, laevad on oma andmeid õigesti sisestanud, teen pangatagastusi või siis maksete tagastusi klientidele, kui vaja on. Suhtlen siis kõikide nende toredate hotellide, laevadega, Burger Kingidega, kellega iganes vaja on. Ja jah, mis iganes, hästi palju ekseldamist. Mulle jäi kõlama, et üsna palju on ka tööd kvaliteediga, et mingit andmekvaliteeti paremaks saada. Kindlasti, see on jah väga, väga suur osa raamatupidaja tööst, ma arvan üldiselt. Tõsi, sest jah, see on ju klassika, et finantsjuht opereerib miljonitega, aga raamatupidaja peab kindlaks tegema, et sendid on ka täpsed. Sest et nii kui sul aruandes on 1 sent kuhugi poole valesti ümardatud. Jah, sente on päris palju, mida taga ajada. Jaa. Ja siis, kui mingisugune erinevus on, eks ju. Siis tuleb hakata otsima, kus see tuleb. Siis tuleb suhelda kellega iganes, kus see vahe tuleb. Otsida see vahe üles, kas siis kaameratest juhataja poolt vaadata ja siis vastavalt ära parandada. Aga kas seal sellist asja ka toimub, et kui see juurpõhjus on üles leitud, et siis mingisugust protsessi muudetakse või see jääb juba sinu ampluaast välja? See oleneb nüüd põhjusest. Kui see on inimkäsi on mängus, siis seal ei ole midagi muuta. Jah. Aga kui seal saab näiteks kuskilt midagi paremaks teha, siis me ikkagi üritame seda infot edasi anda, et äkki keegi kuskil saab selle linnukese teha või koodimuudatuse või. Ja näiteks, et kui ma ei tea, ühest süsteemist teise on vaja käsitsi midagi üle tuua, siis selle võiks ju ära automatiseerida, et saaks kohe vigu vähemaks. Selle nad õnneks automatiseerisime minu tööleminekut ära suuremas osas. Aga jah, et iga koht, kus inimene võib vea teha, on ju, eks tasub alati vaadata, et. Ja inimkäsi ikkagi eksib, kahjuks või õnneks. Ja silm. Jah. Öeldakse küll, et oma silm on kuningas, aga inimese silma on tegelikult ülilihtne petta. Absoluutselt. Kopeerid kuskilt midagi, mõne numbri valesti, siis endal on juba vale pilt silme ees. Siis testimist ka?
natukene ikka, et kui mingid uued süsteemi uuendused või midagi, siis tuleb järgi vaadata, et kas andmed jooksevad õigesti, kas mingid kanded jooksevad õigesti, kas mappingud on õiged. Ma mäletan oma testijuhi rollis erinevate klientidega, kus kui vähegi mingisugune raamatupidamislik aspekt mängus oli, siis raamatupidajad olid meie kõige suuremad sõbrad, sest et nad oskasid päriselt vaadata, kust asjad võivad valesti minna ja mis seal on. Sest et me vaatame vähe teise pilgu alt, kui see on ju võib-olla, kes seda programmi teeb või see kasutaja, kes seda programmi kasutab, on ju näiteks mingi klienditeeninduse poole pealt. Ja just. Ongi, sul on nagu infosüsteemidel on palju erinevaid osapooli. Ja rolle, kes seda kasutavad, on ju päris siuke keeruline maailm. Ja suhtlust on hästi palju, eks ju. Jaa, suhtlus juhatajatega, omavaheline raamatupidajatega, IT-ga. Et kuigi võiks ju tunduda, et noh, et mis see raamatupidamine, et see on ju puhas siuke nägupidi numbrites ja muudkui. Suurem osa ajast, aga kuna väga palju on, vähemalt selle antud ametikoha puhul on väga palju sellist andmete kontrollimist, siis keegi peab kõik need vead ära parandama. Ei ole nii, et leiad vea ja parandad kohe ära ja korras? Ei. Asjad tuleb ikka õiges kohas õigeks parandada. Võt. Ma olen see nõme raamatupidaja, kelle kirju keegi saada ei taha. Kuule, sul on seal valesti. Aga miks sa ise ära ei parandad? Sest see on sinu töö. On nii või? Jah. Ja neid kirju on päris palju. Okay. Vahepeal vabandan ka, et jälle mina. Või siis vabandan, et kui midagi toimib teisiti ja ma ei tea seda nagu klienditeeninduse poole pealt, et siis tuleb mulle ka öelda, et ei saa. Jah. Läheme ajas tagasi. Lähme. Kust sa alustasid? Esimesed siuksed töökogemused või töökasvatus, kust on tulnud? No esimene töö, nagu ikka sellises vanuses oli malev minu jaoks. Päevas 4 tundi tegid tööd, rohkem ei lubatud. Teadus ei lubanud, on ju? Jah, palk oli ilmselt miinimum, aga tolle aja kohta oli hea lisaraha mulle. Kuna mul oli tegelikult igakuine taskuraha, siis see ei olnud otseselt vajalik, aga ma ise tahtsin minna olla lisaraha. Mis sa tegid selle rahaga? Ma ei tea, ilmselt käisin kuskil kinos või shoppamas või sõpradega söömas kuskil. See on ka ringlusse. Jah, absoluutselt tagasi riigile. Õige. Osa sellest. See, mis sa seal ikka sukkasaarde kogud on. Nii, aga siis mis siis edasi? Oligi päris mitu suve, ma olin malevas äkki 2 või 3 aastat, siis jäi paus sisse, sest minu vanemad olid hästi seda meelt, et ole laps, tööd jõuad terve elu teha. Et kui mul näiteks kõik sõbrannad käisid kooli kõrvalt tööl lõpuks suvel, mis iganes, siis ma istusin kodus või käisin kellegagi väljas või kuskil, et Ja siis 12. klassis tuli esimene selline päris töökoht. See on üks päris huvitav lugu, kuidas see tuli. Ja kuna ma olen eratunde andnud tuttavatele matemaatikas, siis mul oli matemaatikaõpetaja rasedaks ja kuna me olime hästi väike kool, õpetajatega tihtipeale see vestlus oli selline sõbralikum, siis ma tegin ise nalja, et ma õpetan ise, et mis seal ikka. Kuna matemaatika mulle meeldib ja võib-olla tegin natuke, ma ei tea, valede või õigete õpetajates seda nalja, see nali jõudis juhtkonnani ja siis ma hakkasin 10. klassi õpetama samal ajal, kui ma ise olin 12. Ühesõnaga naljadega tuleb ettevaatlik olla, on ju? Absoluutselt, jah, eriti kui sa õpetajatega hästi läbi saad ja nad teavad, et nad võivad selles sõnasabas kinni haarata. Ja, aga samas nad ikkagi nägid sinus seda potentsiaali, et sellest naljast nagu minna kaugemale, et see jõudiski nagu töölepingusse täitsa. Jah, sest et ma olin õpilasena alati kohal, ma olin alati seal, mul olid kõik kodutööd asjad tehtud. Nägid seda, et mind saab usaldada ja nii see läks. Kas seal mingisugust
või noh, oligi, et piisas sellest, et sul oli kogemus nagu eratundidega või? Ma arvangi, et see oli selline olukord, et neil oli õpetajat vaja. Ma olin nõus, mul on jah, nad teadsid mind ja mulle matemaatika meeldis ja nii ta läks. Mingeid pedagoogilisi aluseid ei? No, nad ei saa küsida, kui nad 12. olen, et eks nad siis teadsid ka, et ma võib-olla veits olen seal neid eratunde ja andnud ja nii ta läks. Mis tunne oli? Räige närv oli alustades. Aga kui hoo sisse sain, siis oli okei. Aga endal oli väga veider oma tundides puududa, käies teistele tunde andmas samal ajal. Kuna ma olin ju alati seal tegelikult. Ja samal ajal sa olid varem olnud nagu pigem siukse perfektse kohalkäimisega ja nüüd siis järsku puudusid, sest aga väga raske oli panna ennast, mul oli nüüd luba õpetajate toas käia. Ma võisin ju käia nüüd kohtades, kus õpilased ei või käia, aga samas ma olin ju ikkagi õpilane, et see oli väga raske oli seda kuldset keskteed kuidagi leida. Et mingit siukest momenti ei olnud, et võim oleks pähe löönud, et nüüd ma sain aru, et ma olen seal, et aidata ja see oli nagu see Ja kuna see meil oli väike kool, meil oli gümnaasiumis tollel hetkel äkki 30 õpilast kokku, kogu gümnaasiumi peale, siis see oligi pigem selline, et ma läksin nagu oma sõpradelt tundi andma. Aga lihtsalt ma sain sellest raha ja ma tegelikult olin õpetajana seal. Kuidas nad seda võtsid? Alguses seal olid mingid muud teemad, nad vist väga ei sallinud mind alguses, aga siis nad said aru, et ma tegelikult oskan hästi neid asju edasi anda ja siis nad leppisid olukorraga ja siis nad olid väga rahul minuga. Okei. Ja sa tegid seda põhimõtteliselt siis nagu terve 12. klassi? Ma alustasin vist veebruarikuus äkki. Okay. Et see, mis on siis veebruar, märts, aprill, mai, 4,5 kuud. Ja materjali, mida sa ei olnud ise veel ära unustanud või? Hea oli endal eksamiks korrata. No jah, muidugi keskkooli lõpus on ju eksam kogu keskkooli materjali peale. Just. Kuidas eksam läks? Mitte kõige paremini. Ma arvan, seal oli nii palju erinevaid faktoreid ja ei olnud kõige parem periood mu elus. Aga selles mõttes, et 12. klassi materjali omandamiseks jäi sul nagu või Minu tingimus oli, et eksamiainetes ma ära ei käi. Okay. Ehk siis kõik muud ained, mis ei ole eksamiained, võite nendesse kohtadesse need tunnid panna. Et oma eksamiainetes ma tahtsin käia, see oli minu jaoks nagu selles suhtes oluline, kuna ma teadsin, et ma tahan edasi õppima minna. Ja tegelikult ega seda ma tean ka omast kogemusest, et teistele õpetamine kinnistab asju enda peas oluliselt paremini kui lihtsalt niisama tuupimine. Absoluutselt. Et jaa, aga siis sa lõpetasid kooli ära ja jätkasid õpetamist? Jätkasin õpetamist, läksin õppima õpetamist. Jätkasin samas koolis. Ja seal vahetus juhtkond ja siis ma tundsin, et see kool ei sobi enam mulle. Tulin ära. Õppisin õpetajaks edasi. Siis tuli koroona peale. Siis ma õnneks ei töötanud õpetaja. Sest et ülikooli koormus oli endal tollel hetkel päris massiivne. Kuna kõik kompasid neid piire, palju tohib anda, palju. Ja siis ma tegin 1 täisaasta veel õpetajana Kristiine koolis. Okei, nii et esimese lockdowni ajal sa ei olnud õpetaja? Thank God ei. See oli kõigile kultuurishokk, et järsku pidi tegema asju täiesti teistmoodi. Õpilasena oli raske, et ma ei oleks tahtnud seal õpetajate kingades olla. Ma olin väga õnnelik, et ma ei olnud õpetaja. Ja samas sa ikkagi, sa olid keskkooli selleks ajaks juba ära lõpetanud, et ka sellest sa napilt pääsesid nagu õpilasena, aga üliõpilasena küll. Jah, ma olin oma esimesel ülikooli aastal, kui see tuli.
noh, ülikoolis on muidugi ka see, et jälle olenevalt valdkonnast, et mingitel erialadel kaugelt tundide andmine ei olnud ka siis, aga ma ei arva, et matemaatika võiks olla see aine, mida sulle öeldakse õpikust, et näed, siin on õpik, kirjuta endale konspekt ja noh, tollel ajal ei olnud AI ka teemas, nii et nagu see oligi see, et noh, nii palju kui sul õpikus oli, nii palju sa aru said ja okei. Siis aga ühesõnaga sa läksid õppima õpetajaks. See, mida sa õppisid, oli siis pedagoogika. jah, eriala nimi oli pedagoogika ja mul oli 2 kõrvaleriala, matemaatika ja ühiskonnaõpetus. Korraks mõtlesin ka inimeseõpetuse peale, kuna mulle meeldib see psühholoogiline pool. Aga siis ma kuulsin mingitest muudest õppeainetest seal juttu, mis sealt kõrvalerialt läbi käivad, siis ma mõtlesin, et okei, et ühiskonnaõpetus on fine. okei. Ja siis ma saingi teise aasta poole peal enam-vähem sain aru, et pole mulle. Vähemalt sellises võtmes mitte. Selleks ajaks sa muidugi jälle töötasid ka õpetajana. Jah. Ja ma tegin selle õppeaasta lõpuni. Veebruaris tulin ülikoolist ära, aga õppeaasta tegin lõpuni ja siis tuli mu esimene käänak. Kuhu käänasid? Raamatupidamisse. Ehk siis sinna, kus sa praegu oled, ja. Aga spoiler, käänak on käimas, on ju? Jah, hakkasin maikuus otsima selliseid praktikakohti, kuna ma teadsin, et noh, suvi. Ja kandideerisin ABB-sse, kus ma siis jäin valdkonna tiimi, ta ei olnud tiimijuht, oli tiimijuht aasta kõrgemal. Jäin silma, helistas mulle, ütles, et mu see matemaatika taust on ju ja siis me rääkisimegi, et ma tahan õppima minna. Ja nii ta mu raamatupidamispraktikale võttis, 0 teadmiste pealt ja. Jah, jälle kuidagi oskan selles mõttes suhestuda, et ma olen ise läinud või ütleme, mul on töövestlus lõppenud sellise tingimusega, et me võtame su tööle, aga lähed õppima. Noh, et need juhid, kes haridust hindavad. Mul oli endal see teadmine, et ma tahan seda õppima minna. Kuna meil on peretutvusringkonnas on äkki 5 või 6 raamatupidajat, siis see tundus ka selline, et noh, võiks olla numbrid, matemaatika, loogika. Okei, aga et palju sa nendega olid nagu tööst rääkinud? Tollel hetkel mitte nii väga. Sa lihtsalt teadsid, kui ma kooli läksin, siis see maht suurenes oluliselt. Et selles suhtes, et ikkagi kui sul on võrgustikus selle valdkonna inimesi, see aitab. Jah, kindlasti see on toetanud mind selles suhtes, et kui mul mingid küsimused või asjad tekivad, et kas või nagu eraelus kellelgi mingid küsimused, millele ma ise ei oska vastata, siis ma oskan vähemalt küsida. Ja. Ega raamatupidajatega vist on ka natukene nagu juristidega, et kui sul on mingisugunegi juriidiline küsimus, sa küsid esimeselt ettejuhtuvalt juristilt, et kuule, see ei ole üldse minu valdkond. Ka raamatupidamine on tegelikult hästi lai. Jah, hästi lai, sest et noh, näiteks mina ei puutu oma igapäevatöös kokku väga palju mingite erinevate käibemaksuteemadega. Nii et noh, selles kohas jällegi ei olegi teadmised kõige tugevamad on ju, aga näiteks ma tean mingeid muid asju, millega ma rohkem võib-olla kokku puutun. Et ma olen näiteks varasemalt teinud palgaarvestus, siis ma nagu seal olen võib-olla veits tugevam kui mingis muus asjas. Ma just tahtsin küsida, et kas sa palgaarvestusega oled? Ei, neid küsimusi ma saan palju, ette taha üles olla kogu mu sõprusringkond. Kusjuures sellega mul tuli meelde üks lugu ühelt üks tuttav rääkis, kuidas ta oli teinud sellist, ühesõnaga üks raamatupidaja läks töölt ära ja siis ta oli tiimijuhina nagu portsu otsas, et kuidas me nüüd tööülesanded ära jagame. Asemele värvata ei lubatud, eelarvet ei olnud uue inimese jaoks. Ja siis ta mõtles, et noh, et kas jagaks nagu tema tööülesanded ära, aga ta mõtles, et teeme teistmoodi. Pani kõik tööülesanded, mis kogu raamatupidajate kambal oli, tahvli peale ja nii, palun nüüd ühe kaupa igaüks käib tahvli juures, võtab endale ühe sealt, valib välja. Ja siis kui ta neid sinna kirja pani, ta mõtles, noh, kui ta kirjutas palgaarvestus, siis mõtles nagu enda mätta otsast, issand jumal, no keegi ei taha, see jääb seal raudselt viimasena sinna. Ja siis tõuseb esimene püsti, läheb tahvli juurde, ma võtan selle palgaarvestuse, ma olen kogu aeg tahtnud teha asja, mis inimesed päriselt rõõmsaks teeb.
aga see on nii huvitav, sa näed kõiki neid summasid, mis seal on ja et noh, see on huvitav. Kas võiks siis öelda, et raamatupidaja on ikkagi ettevõtte nagu noh, info keskpunktist täiesti, et ta näeb kõike? Ma arvan, see oleneb jälle on ju, kuidas need ametikohad jagatud on. Sest meil on näiteks 3 eraldi palgaarvestajat. Nii et noh, ma teen oma palka ja that's it. Ise endale ka palka arvestab või? Kui sul on ettevõttes üks, kes palgaarvestust teeb, siis... No siis ta arvestab endale ise, jah. Vähemalt arvestab. Kõik on kontrollitud. Muidugi. Mitte ükski sent ei tohi kuskilt puudu olla ega üle. Siis, aga sa olid, ABB-s olid sa ainult praktikal ja sinna tööle edasi ei jäänud? Ei jäänud, kuna ma läksin sügises kooli ja raamatupidamine on Tallinna Majanduskooli sessioonõppes. Ma ei teadnud, mida oodata ja ma otsustasingi, et kuna mul oli tollel hetkel võimalik, siis ma võtsin aja maha. Käisingi ainult koolis mõne aja, mingi 2 või 3 kuud või. Et kuna mul oli tollel hetkel see võimalik, siis ma keskendusin ja siis ma saingi ühel hetkel aru, et tegelikult võiks nüüd tööle minna. No sessioonõppe kõrvalt, sessioonõppe vist seal pigem point ongi vist selles, et sa saaksid ka tööd teha kõrvalt või? Jah, ilmselt küll, aga noh, selles suhtes, et noh, nüüd ma näen ka, et sessioonõppel ja sessioonõppel on erinevus sees. Et seal ma tundsin, et seal on nagu lihtsam, kuidagi koormust oli vähem. Ja siis ma kandideerisin Ramirenti või noh, nende shared service centrisse siis. Kus ma sain tegelikult samale ametikohale, mida ma ABB-s tegin. Ja vist hiljem selgus ka seda, et tegelikult sind soovitas üks ABB-st oli see sama, kes mind tööle võttis, oli mind Ramirendist oli temaga ühendust võetud ja kuna nad seal samas Ülemiste linnakus mõlemad olid. Ja siis ta oligi soovitanud mind neile. Tee head tööd ja saad tööle. Aga siis ikkagi selles mõttes, et soovitus oli üks asi, aga tegelikult pidi ka proovitöö tegema, eks? Jah, ma ju täiesti avalikule konkursile kandideerisin. Ma sain proovitöö, mis siis oligi näha, kuidas ma näiteks mingit dokumentatsiooni teen. Kuna raamatupidamises on ju ülesanded muutuvad programmides, see nupp võib liikuda ühes kohas teise, on ju, vaja muuta asju. Siis nad tahtsid näha, kuidas sa dokumentatsiooni teed. Ja siis meil oli grupivestlus, mille pealt nad siis kutsusid mind kontorisse, et mind näost näkku ka näha enne. Ja siis võtsid tööle. See on huvitav. Ma ei mäleta, et ma oleks ise kunagi ühelgi grupivestlusel ei kandidaadina ega värbajana. See on õudne. Nagu selles mõttes, et kõik, kes seal ümberringi on konkurendid välja arvatud need, kes värbavad, on ju? No minu grupivestlus oli Teamsis või Zoomis või mis iganes keskkonnas, aga see on selles suhtes õudne, et jah, sul on see värbaja ja siis sul on veel, ütleme, mul oli vist 12 kandidaati ja siis te järjestelt niimoodi räägite ja kuulad, mida teine räägib. Et põhimõtteliselt küsitakse küsimus ja siis järjest lähed. See on nagu reisile sinuga. Neie number 2. Põhimõtteliselt küll. Mis on sinu ideaalne õhtune ajaviis? Välja arvatud siis see, et küsimused ei ole vaba aja kohta. Aga vaba aja küsimused? No põhimõtteliselt suures pildis küsisid kõigilt samu küsimusi. Võib-olla seal oli mingid, jälle mingid spetsiifilisemad või ülesandele, et kuidas sina lahendaksid selle, aga kuidas sa lahendaksid selle olukorra või mis iganes, et Ja, aga palju neid kandidaate seal oli? Ma arvan, meid oli äkki 3 tükki kokku. Okay. Ühes selles grupivestluses. Kas nad siis roteerisid seda, et kellelt esimesena küsiti või oli kogu aeg sama järjekord? Ma arvan, et nad muutsid järjekorda ikkagi. Et muidu on nagu see, et nad on kõik juba ära öelnud, ma ei teeks midagi teistmoodi. Grupivestlused õudsad, ma olen hiljem ka käinud elus grupivestlustel ja minu meelest need on nii õudsad asjad, et ma tahan üks ühele sinuga rääkida.
ja siis on nagu selle asja teistpidine versioon nagu siis paneelvestlused, põhimõtteliselt sul on nagu palju kolleege teisel pool lauda. Ma olen ikka teinud, et no ma saan aru selline 2-3 inimest on ju, aga noh. See on lihtsam kui see, et ma konkureerin sinuga niikuinii. Ja siis me peame samal vestlusel olema ja siis ma pean seal vestlusel veel sinust parem olema. Ja. Niigi oled närvis ja siis on see vestlusel. Et kui keegi käinud ei ole, siis see meenutab natukene nagu seda Superstaari saate teatrivooru. Näiteid tuleb nagu kuskilt kulbiga. Selle kogemus mul on endal olemas. Nii, aga siis sa tundsid, et seal Rammirendis jääb sulle natukene kitsaks, tahtsid uusi väljakutseid? Mul on üpriski kiired käed. Üpriski kiire mõtlemine ja siis ma tundsin jah, et ma võib-olla tahaks rohkemat, kuna koolis me arenesime ka edasi, ma nägin mingeid teisi külgesid ja siis ma jälle võtsin CV keskuse ette ja hakkasin kandideerima ja Rammirendist ma läksin Olipetti ja Olipetis ma sain natuke laiem amploa siis, aga jah, seal ma ka väga pikalt ei püsinud. Ja jah, siis kusjuures sul oli vist mõte ka seal suvi vabaks võtta pärast seda? Jah, kuna Olipetis ma olin teisel aastal on ju raamatupidamise õppe, ongi 2 aastat. Siis mul oligi idee, kas ma lõpetan kooli ära, võtan suve vabaks või kui ma leian minna sellise ägeda töökoha, kuhu ma väga tahaks minna, et siis ma lähen tööle. Ja siis ma jälle kandideerisin Ernst & Youngi, on ju, suur võimas ettevõte. Kõik alati väga tahavad minna. Ja siis mind kutsuti vestlusele, mille käigus tuli ka raamatupidamistest teha. Lihtsalt selline asjad olid suht basicud, et nad saaks aru sinu teadmistest ka. Ja siis nad tegid mulle pakkumise ja siis jäi mu see suvi vabaks ära. Sest et ma tundsin, et ma ei taha seda võimalust käest ära lasta. Ja seal ma tegingi siis, see oli see firma, kus ma tegin palgaarvestusi, mida ma siis põhiliselt tegingi seal palgaarvestusi. Sain ka mingeid aastaaruandeid asju teha, aga jah. Aga see ka ei kestnud väga pikalt, sest tahtsin rohkem väljakutseid ja töömaht oli jälle selline minu jaoks võib-olla väike. Hakkas igav. Ja siis sul tegelikult mingi hetk sa said kätte ka, või lõpetasid kooli ära, said raamatupidamise kutsetunnistuse. Jah. Sain 5. taseme kutse kätte, mis ta oli siis juunikuus. Ja siis ma sain aru, et võib-olla ei taha ikkagi seda ka elu lõpuni. Ma sain... Jah, ma sain paberi kätte, nüüd on õige aeg ära lõpetada. Teeks midagi muud. Ja mida ma tegin, ma tegelikult juba samal aastal kandideerisin Tallinna Polütehnikumi veebiarendaja mingisugune õppe oli. Ja ma sain sisse, aga kuna meil oli täpselt reis planeeritud esimeste sesside ajale, siis ma ütlesin selle koha üles, et ma saaksin rahulikult reisi nautida. Väga eluterved otsused nii mõnelgi korral siin just, et jah, tubli olen. Jah, absoluutselt. Ja siis ma tulin Ernst & Youngist ära oktoobris ja hakkasin raamatupidamistööd otsima. Tegelikult ma otsisin juba natuke varem, aga see äratulek venis, kuna mul kohta ei olnud, siis ma ootasin selle uue töötaja seal ära ja just siis, kui ma hakkasin ära tulema, mul oli see viimane kuu jooksis, siis minu enda raamatupidamisõpetaja kutsus mind majanduskooli Excelit õpetama. Kuna ta ka kuskilt kogemata tunnis sai teada, et mul on õpetaja taust, ma olen matemaatikat õpetanud, siis torkasin talle pähe.
kuidas sa ise ütleksid enda kohta, ma nagu mäletan seda, et kui CV-s on kellelgi märgitud, et ta oskab Excelit kasutada, on ju. Siis see võib tähendada ükskõik mida, see võib tähendada umbes seda, et jah, ma oskan Exceli tabeleid lahti teha ja vaadata, mis seal sees on. Aga kuidas sa enda taset hindaksid Excelis? Kuskil selline keskmine. Ma tean, et minust on väga palju kõvemaid, ma olen näinud neid Exceli maailmameistrivõistlusi või mis iganes need on. Sinna tasemele ma ei küündi, absoluutselt mitte. Aga ma tunnen, et mul on näiteks raamatupidamislikult kõik oskused olemas, mida mul vaja, mingid pivotid, erinevad VLOOKUPid, asjad, et jätta ei jää nendega. Mul on kusjuures aastaid, viimasel ajal muidugi enam mitte, aga oli see, et päris mitmes töökohas tuli kasuks see, et ma oskasin VBA-s, Basic oli üks esimesi programmeerimiskeeli, mida ma katsetasin enda nagu elus. Aga et siis nagu VBA-s teha mingisuguseid asju, et see lihtsustas väga palju asju. See on täpselt see, mis kellelgi kuskil jookseb tööle Excel kokku, siis olen mina see, kes kutsutakse. Kuna nad kõik teavad, et ma õpetasin Excelit, siis... Aga missuguseid asju sa seal majanduskoolis siis Exceliga õpetasid tegema? Õpetasingi igasuguseid mingid pivoteid, diagrammid, andmete sorteerimine, filtreerimine, kuna seal on ka ju tegelikult nii erinevate tasemega inimesed on ju. Seal on sellised, kes on otse keskkoolist tulnud, seal on sellised, kes on teevadki ka karjääripöörde või mis iganes on ju mingi, on 20 aastat samal positsioonil kuskil olnud ja otsustavad, et tahavad nüüd muud karjääri. Et need tasemed on nii erinevad, et neil võiks mingi basic knowledge olla Excelist on ju. Pivotid, igasugused ongi mingid VLOOKUPid, asjad sellised. Et jah, päris mitte skriptimiseni ei lähe, aga et ikkagi funktsioone võiks osata kasutada. Võiks osata funktsiooni näiteks kasutada või VLOOKUPi või et... Okei. Aga huvitav oli selles suhtes jälle, et ilmselt enamus, keda ma õpetasin, olid minust poole vanemad. Aga sul oli kogemus ole. Koolis sa õpetasid küll endast nooremaid, aga siis... Täiskasvanuid võiks selles suhtes veel õpetada, et nad ikkagi saavad aru, et ma olen ise siia õppima tulnud. Koolitajana mu lemmik on alati see, kui ma küsin osalejatelt, et mis on teie ootused ja miks te siin olete, siis keegi vastab, et ülemus käskis. Okay. Oot seda mul oli 4 gruppi, ma arvan, mul oli äkki 120 õpilast või? Ja ma kellegi käest seda ma küll ei saanud, et kellegi ülemus käskis. Ülemus käskis on nagu üks asi, aga teine asi, et ma ei tea, umbes su see parole officer. Jah, see võiks olla hullem. On tingimisi väljas, hästi Excel selgeks õppida. Aga see oli jälle selles suhtes veider kogemus, et on ju, ma käisin pool aastat tagasi olin ise õpilase pingis ja nüüd ma saan jälle minna õpetajate tuppa ja nüüd need õpetajad, kes mind õpetasid, on jälle mu kolleegid ja täpselt selline veider kuidagi. Raske oli ennast õpilase vormist välja võtta. Ja järsku sa räägid nendega eesnime baasil ja sina ja... Või sul oli kogu aeg nii? See oli kogu aeg, meil olid õpetajad suht sellised, sina ja et nagu minu jaoks oli ka see, et mina ütlesin kohe alguses, mind ei teieta. Et ma ei ole rase, et ärge teietage, mind ei ole 2 tükki nagu. Et te olete must vanemad, mul on nagu veider vaata, et kui te tõesti väga tahate, siis aga sina vaata, palun. Aga siis samal ajal sa otsisid ikkagi raamatupidaja tööd? Jah, sest et see Exceli õpetamine ei täitnud kohe kindlasti täis tööaega ära. Ehk siis oli... Ja elada on vaja. Oli aega kandideerida, sissetulek ei olnud liiga hea, eks ju. Jah. Ja kandideerisid, ma ei tea, ligi 100. Ma arvan, et oli midagi sinna kanti, sest et ma olin pool aastat peaaegu pool aastat olin töötu, ma tegelikult hakkasin juba enne kandideerima, kui ma ära tulin. Et ma arvan, see mass oli ikkagi sinna 100 ringi, kui mitte isegi üle. No see vähem kui 1 kandideerimine päevas.
no tead, neid kuulutusi ikkagi tuli ja tihtipeale tuli neid mingitest erinevatest valdkondadest ja tegelikult ma juba siis nagu üritasin vaikselt kuskilt sealt ka mingeid muid asju katsetada, aga need enamasti said suht kohe selle ei vastuse ja siis ma sain aru, et okei, raamatupidamine etis vähemalt hetkel, kuni ma ei ole midagi õppinud, midagi muud teinud. Ja no keeruline on jõuda isegi esimesest voorust edasi, kui sul ei ole mingit kogemust ette näidata. Jah, aga keeruline on isegi, kui sa oled 2 aastat raamatupidamist teinud ja sul ikka öeldakse, et sul kogemust ei ole. Vähe on ju. Vähe kogemust, sul ei ole seda kogemust, mida me täpselt otsime. Vahet ei ole, et sul on see paber olemas, sul ei ole just seda kogemust, mida me otsime. Et huvitav maailm. Seal tekib ka see küsimus, et kui ettevõte ütleb, et nojah, muidugi, kui neil on teisi kandidaate, kellel on, siis loomulikult nad lähevad nendega. Aga et kui sul oleks, ütleme, ainuke kandidaat, tal seda kogemust ei ole ja sa otsid 2 aastat veel edasi, et siis tekib nagu küsimus, et kas äkki ettevõttes on see kogemus nii puudu, et nad ei oska isegi nagu. Ma olen näinud mitte enda pealt, aga ühe 50-aastase pealt, kuidas ta oli peaaegu 20 aastat ühes samas firmas. Ja hakkas tööd otsima, kuna firma pandi kinni ja täpselt samamoodi kuulutused istusid kuid üleval. Ja teda ei kutsutud isegi vestlusele. Et on ka selliseid variante. No võt, et nii et ka kogemus ei loe alati. Kui see on nagu pole päris see kogemus. Ei, no see oli täpselt sama eriala. Okay. Täpselt sama see ja no siis on liiga vana. No, läheb varsti pensionile. Ilmselt oli see vanuse teema. Issand jumal. Inimesed otsivad oma seda perfektset. Ja noh, ütleme IT kontekstis mul on olnud ka neid arutelusid või olen kuulnud seda tagantjärele tarkust, et näed, me oleme siin nüüd 2 aastat otsinud seeniorit, no ei leia kuskilt, oleks me 2 aastat tagasi võtnud selle juuniorit, oleks praegu juba korralik miittase, et noh. Ma näen ka selles suhtes kerides, et väga palju otsitaksegi tegelikult, on need kuulutused pikalt üleval ja ka raamatupidamises tegelikult. Ja. Aga see pikk sihuke kandideerimisaeg, mõnega jõudsid ikkagi kaugemale ka, eks? Ja üks oli näiteks suht alguses, see oli tegelikult juba suvel, kui ma kandideerisin, kõigepealt oli telefonikõne värbajaga, siis ma rääkisin, seal olid vist pearaamat ja mingi personaliinimene äkki. Ja mulle lubati vist 2 nädalaga tagasisidet anda sisse meniks kuuks ajaks ja lõpuks vist läks 2 kuud ja siis lõpuks ma ise ütlesin, et kuulge, ma ei viitsi teiega tegeleda. Et kui te nii kaua venitate, et nagu teil on inimest vaja. Ja ma otsustasingi, et ma ei lähe sinna ja pigem olen töötu, on ju. Või töötu ma õpetasin Excelit. Aga mis ametlikult on töötuks kutsuda, on ju. Kui mul tegelikult oli töökoht selles suhtes olemas. Ja päris palju oli neid, kus ma sain tegelikult edasi või saingi vestlusele või tuli pärast vestlust ei või jälle oli mingi mitu vooru või mingit sellist, et Ja lõpuks veebruarikuus sattusin vestlusele Tallinkisse. Niimoodi, et ma olin esimene inimene, kellega vesteldi. Kus juures saadeti enne vestlust, enne seda aja valimis saadeti kiri laiali, et see on asenduskoht. Beebipuhkuse asendaja, see on su palk. See on see, mida me pakume, on ju mingid asjad olid kirjas. Kui sul ei sobi, siis ära tule. Öeldi kohe ära, et nagu sa raiskad meie aega, vahet ei ole, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kuna ma tahan niikuinii kooli minna, ideaalne koht. Ja ma olin esimene vestlus. Ise tulin ära, oli okei, väga hea tunne, selline tundus nagu tore ja hea ja mulle öeldi kohe 2 nädalat. Et kuna ma olen esimene, mulle öeldi ausalt ära, ma olen esimene 2 nädalat. Ja naljaks ma olin järgmine päev vanemate juures töötu eluna, on ju. Ja helistati ja küsiti, kas ma tahan tööle tulla.
et siis Tallinkist järgmisel päeval. Mis neil siis juhtus? Seal oli mitu faktorit. Esiteks seal oli mingid teised vestlused, mis tagantjärgi siis ma olen kuulnud, et võib-olla ei olnud nii õnnestunud kui minu oma siis. Nüüd tagantjärgi oma ülemust teades, ma saan aru, miks te ei viitsinud neid CV-sid kammida, seal neid vestlusi pidada. Ja no, pluss ta läks nädal hiljem reisile, nii et tal oli inimest lõpuks. No, meil siin just 2 osa tagasi oli käis see soovitus tööandjale läbi, et kui sul on kandidaadiga vestlus ja tundub, et kõik on perfektne, siis ära otsi edasi, ütle teistele aitäh ja noh, mu ülemustiimijuht ütleski lõpuks, et sai aru, et see saab olema kas siit või mis. Ja nüüd me oleme olukorras, kus te ei taha mind töölt ära lasta. Aga sa juba tahaksid? See on selline show. Mulle väga meeldib mu tiim ja see töö, mida ma teen, see on selles suhtes väga mitmekülgne ja aga kuna ma ikkagi õpin, siis tahaks lõpuks uuele erialasele. Räägime siis sellest, mida sa nüüd õpid. Rakendusinformaatikat Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis. Otsus. Enne kui ma Tallinkisse tööle sain, siis ma käisin karjäärinõustaja juures teadlikult selle mõttega, et ma tahan teha seda vahetust. See oli töötukassa karjäärinõustaja? See oli töötukassa karjäärinõustaja. Väga soovitan, kellel mingid küsimused on või sellised. Ja rääkisimegi, et ma tahaks nagu IT-sse programmeerimisse minna. Ja siis ta ütleski, et Smart Work Academy teeb selliseid kursuseid naistele kord aastas, et suht varsti peaks tulema see kandideerimine. Ja ma arvan, see oli vist mingi 2 päeva hiljem tuli see kandideerimine avalikuks. Ja siis ma sain teada, et Ramirendist minu endine töökaaslane oli sama koolitust aasta varem teinud. Või ta ei olnud sisuliselt sama, aga ka nende kaudu. Ja tema ütles, et nagu go for it, et ta ütleski, et nagu ta on alati minust seda potentsiaali näinud, alati nagu julgustanud mind minema tegema, möllama. Ja siis ma leidsin, programmi nimi oli siis Woman Go Tech või Vote Tech, kuidas see lööndina on ju. Leidsin selle ilgelt pika avalduse ära, motivatsioonikiri, CV, oma kogemus, mida kõike nad sealt ei küsinud, on ju, et kas sul on aega, kas sul on seda, 3. teist. Ja märtsiks oli ka see pakkumine käes, ehk siis täpselt enne, kui ma tööle läksin, siis ma sain ka sinna programmi sisse. Ja pool aastat siis 2 õhtud nädala sees õppisime Javat, laupäeva hommikuti oli Python. Ja pärast seda olid sellised soft skillsi loengud. Aga siis ma sain sealt aru, et programmeerimine nagu istub mulle. Et see loogiline mõtlemine, et taust kõik on ju käib kokku. Ja siis ma ütlesin ülemusele, et ma nüüd lähen hakkan koolidesse kandideerima. Ja siis ta ütles, et seni kuni sa sessiõppesse lähed, tee mis tahad. Ja või see oli tema siis see vastutingimus on ju, et ma päeva õppesse ei läheks jumala eest. Ja siis ma leidsin erinevad kutsekad, Kehtna kutsekas, Polütehnikum on sessioonõppega. Siis ma kandideerisingi sinna Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžisse. Ja Kehtna kutsehariduskeskusesse sain ka sisse. Seal oli vist noorem tarkvaraarendaja äkki. Aga see oli ka nii toredalt, et mul olid äkki, ma ei mäleta, millal mul Kehtna katsed olid, aga ma mäletan, mul olid ülikooli katsed olid reedene päev. Ja kõigepealt oli siis test, mis nüüd ikka loogiline mõtlemine inglise keele. Ja pärast testi siis nad võtsid oma mingi aja, panin tulemused paika, kes vestlusele saavad. Ja kuna mulle vestlusele öeldi, et mul oli nagu loogiline mõtlemine oli see, mis mu testi tulemuse nagu põhimõtteliselt suht kõrgele viis. Ma ütlesin oma Kehtna tulemuse ära, enne kui ma teadsin, et ma olen ülikoolis sees. Sest et nad lihtsalt olid mulle kinnitanud, et see test oli nagu suht heale tulemusele tehtud. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei vestlus ei läinud ka aia taha, et nagu võtsin selle riski ja siin ma nüüd olen teisel ülikooli aastal. Ja
mida seal siis õpetatakse? Eriala õppekava on lai selles suhtes. Me saame disaini, me saame programmeerimises front-endi, back-endi, me teeme tegelikult projekte on ju, enda projekte teed ikka algusest lõpuni ise selles suhtes, nii front-endi kui back-endi. Jah, igasugused disaini ajalood, mis iganes värviteooriad, kõike sellist, et praegu näiteks meil on kooli praktika, et meil on see suur 30 ainepunktine praktika jagatud 3. 2 praktikat on kooli sees. Praegu näiteks hakkasime tegema videomängu oma grupiga. Aga selles mõttes, et ongi nagu grupis erinevad mingid rollid nii-öelda videomängu stuudiost ja... Meie oleme 3. Ma olen projektijuht / arendaja. Siis meil on üks on disainer / arendaja ja siis üks on disainer ja heli. Okei. Aga et me kõik tegelikult veits siit jupikene on ju siit jupikene, et Kes seda lugu välja mõtleb? Lugu tuli, kusjuures enamustel gruppidel tuli, meil oli see eelmine semester selline mäng nagu videomäng või aine nagu videomängude disain. Aha. Ja seal me pidime mõtlema mingi videomängu paberprotoot või mis iganes prototüübi tegema. Ja meil tuligi kuidagi, kelleltki tuli see idee ja siis me tegime selle paberprototüübi ja siis me otsustasimegi, et me läheme selle samaga edasi. Ja. Meie mänguks on õppemäng, mis näeb välja nagu raamat ja siis tegelane jookseb nende ridade peal ja siis ta peaks nagu lugemist toetama, et siis näiteks, et kui on mingid erinevad sõnad, mis siis on mingid efektid, näiteks, et päike teeb nagu sõna kuumaks on ju. Ja siis et tal tekivad need seosed ja toetab sellist lugemist ja et siis seal on mingid kontrollküsimused, et päriselt ka lugesid teksti, mitte ei olnud see, et jookse läbi nüüd on ju. Ja see on meie idee hetkel, sellega me tegeleme. Kaugel te olete sellega? Väga alguses, meil olid veebruari keskel oli esimene sess. Pärast seda me hakkasime nüüd tegelema, on ju, et tegelane jookseb juba, hüppab. Kui mängida saab anna teada? Okei. Juunis. Ma arvan, et selleks ajaks on see osa muidugi juba väljas ka, aga et siis saab follow-up'ina anda lingiga kuulajatele. Äkki. Nii ja siis täna enne siia tulekut sa käisid ka Võtituleviku messil. Jaa, ülemus oli nii lahke, lubas mind tööajast ära kõige kiiremal ajal. Et minna vaadata üle, kuhu kandideerida saab, kelle juurde, kes mida pakub. Osadesse kohtadesse, kellega ma rääkimas käisin, olin juba kandideerinud. Tore oli nagu näost näkku näha selles suhtes ja enda nimi öelda ja siis, et äkki nad jätavad meelde, kui nad seda CV-d näevad ja. Kuidas siis tulevik tundub? Mitte nii halb kui enne. Ei ikkagi selles suhtes on ju hirm, et ma ju tean, et ma ei ole ainus inimene, kes praktikatele kandideerib ja et see mass on tegelikult. Viimastel aastatel eriti oled kuulnud, on ju mass on suur ja selles suhtes, et vaata kui palju on koole erinevaid ja kõik tahavad ju tegelikult praktikale saada. Aga ma ei tea, täna mingi lootuskiir tuli sealt kuskilt hallist taevast. Väga tore. Rääkides hirmudest, räägi, mis hirmudega sa oma karjääri jooksul oled pidanud toime tulema? Kuna mul on suht palju vahetanud töökohti, siis ja ma olen suht suur people pleaser, siis ära tulemine on alati hirmus olnud. Või nagu see, et ma tunnen, et ma reedan seda inimest, kes mind tööle võttis. Et see on hästi palju julgust nõudnud selles osas. Ja mis sul sellest hirmust üle saada on aidanud? Mina ei tea, ise olen aru saanud, et ma ei suuda seal, ma tahan kas areneda või ma ei suuda kohtades enam olla, ma olen aru saanud, et nagu ma pean selle sammu ära tegema. Nüüd on aeg. Ja vahet ei ole, kui ebamugav mul on, sest et see alles nägin ka mingit ütlust, et see valmisolek ei ole tunne, et see on lihtsalt see, et sa pead selle otsuse vastu võtma, et ma olen nüüd valmis selleks, et ma teen selle liigutuse ära. Jah, et see juures ongi, et kaaluma, et kumb on siis suurem ebamugavus, kas siin edasi olla ja kogu aeg mõelda what if või teha see ebamugav vestlus ära ja liikuda edasi. Jah, absoluutselt, et see on olnud selline
tore kogemus kindlasti. Mingeid hirme veel? Mu välimus, kuna mul on neidid tätoveeringud, ma värvin juukseid, on ju, mis iga sellest ajast, kui ma olingi mingi 12-13, on ju. Ma olen vist aasta olnud oma loomuliku juuksevärviga just selle aja sees, on ju, 12 aasta jooksul. Et eks ikka on see hirm, kuidas inimesed vastu võtavad. Kuna raamatupidajaid peetakse üldiselt selliseks suht tuimaks ja vanamoodsateks ja eks ma ei tea, võib-olla inimesed ehmatavad veits ära, kui ma sinna vestlusele lähen. Aga kuidas on vastu võetud? Keegi näkku ei ole midagi öelnud. Kas mõni tööpakkumine on saamata jäänud selle pärast, ma ei tea. Seda ei tea, on ju. Aga sükest, nagu vestlusel sükest tunnet, et keegi vaatab. Selle pärast mul ei ole imelik kunagi olnud. Okay. Endal mul ei ole nagu selle pärast olnud. Pigem on mingid muud vestluse asjaolud, mis on olnud sellised veidrad. No muidugi teistpidi see on nagu filter ka. Et absoluutselt. Kui ta sind selle pärast ei võta, siis ega sul seal võib-olla ei oleks ka kõige parem töötada, et... Ei, absoluutselt. Ma selles suhtes ma olen väga rahul ja praegu ka ma saan tööl, selles suhtes näiteks värvin juukseid või siis vahepeal, kui ma reisilt olen tagasi tulnud, olen nende pikkade patsidega tagasi tulnud, siis öeldakse, et oi, jälle sa oled midagi teinud, nii tore. Aga kuidas on, et Tallinkis nagu selles mõttes, et sa võid Tallinki värvides olla, sa võid Silja värvides olla, kui sa Viikingi värvides... Tallink Silja on üks sama. No ma räägingi, et see on üks, aga Viikingi värvides ei tohiks olla, et see nagu oleks kohe jama, on ju. No punane on mõlemal. Jah. Veel ei ole punasena läinud. Üritan seda oranži ja musta hoida, seda tooni. Nojah, mul enda peas muidugi esimesena tuleb Tallink Siljaga meelde siuke helesinine. Rohekas on ju. Aga meil on logo peal punane, valge, sinine. Et valikuid on päris palju. Absoluutselt. ja sinisele ju, ütleme siuksele helesinisele oranž on hästi vastand värv, et töötavad hästi kokku. Aga eks see pesamuna peabki eriline olema seal töö juures. Just. Ja ütleme omast kogemusest ka ütleme ettevõtluses on see, et kui sa pead liiga kõvasti müüma kliendile, siis sul ei ole selle kliendiga pärast lihtne. Õnneks ma klientidega kokku ei puutu. Ma õnneks olen oma osakonnas seal ja väga rahulik, rahul sellega. Siis natukene võib-olla hirmudega või sükste ebamugavustega seotult ka see, et perfektsionist on keeruline olla, eks ju? On. Ise tahaks hästi. Õnneks ma nüüd keskkooli lõpuni ma olin rohkem. Ja siis, kui ma esimest korda ülikoolis olin, siis ma sain aru, et not gonna happen. Kuigi raamatupidamises muidugi perfektsionism on nagu täitsa omal kohal, ma ütleks. Ja see detailidele orienteerumine on nagu väga oluline, aga jah, töös võib-olla olen rohkem kui võib-olla koolis või kuskil, et saan aru, et kõik ei saa perfektselt ja igal pool ei saa maksimumi anda. Jah, et... Kui ma ühte kohta annan maksimumi, siis teises kohast jääb see puudu, on ju, mingi protsent. Kuidas seda perfektsionismi ära kasutada seal, kus teda vaja on ja mujal ta välja lülitada? Ei ole lihtne. Oled sa seda... Kas sa juba natukene oskad mingites kohtades nagu... Ma olen üritanud koolis endale nagu selgeks teha, et ma ei pea seal aines saama seda 100%, et ma annan endast parima ja kui see tuleb, siis tuleb ja et et ei ole, ma saan lõpuks selle paberi ikka kätte, kas ta on sealt C või B on ju, et ma ei ole disaini inimene näiteks. Joonistamises ka kõige kaugem nurk. Et väga see loogiline mõtlemine, ratsionaalsus on nagu nii, et me ei saa. No eks disainis ka, kui sa disainis oled perfektsionist, siis see tähendab seda, et see on ühe piksliga mööda. Jälle tüütu. Me tegime logosid ja ma nägin kõrvalt, kuidas üks mu kursakas, kes on disain, on ka, me oleme iseloomudelt väga sarnased ja ma nägin, kuidas ta neid logosid seal taga ajas ja ta on disaini inimene. Ma nägin, kuidas ta neid asju seal taga ajas ja ma mõtlesin, et täitsa nagu pekkis, et see, ma olin nagu, käib ka. Aha, nii et oskad? Mingites olukordades, kus ma tean, et ma ei ole kõige tugevam, mul ei ole mõtet seal nagu, ma annan endast parima, aga nagu see on tulnud ajaga. Siis
jätkame töövestluse küsimustega. Kuidas sa selle kõige kõrvalt lõdvestud? Ei lõdvestugi, okei, nalline. Noh, ürita kooli ja töö kõrvalt seda aega leida, on ju, kui sa mõlemad täiskohaga teed. No nii palju, kui seda vaba aega on. Ma olen pere või sõpradega. Klassikaline mingi Netflix või YouTube'ist mingid sarjad käima. Lihtsalt mul on 2 kassi, kes tahavad hullult tähelepanu. Ma ei tea, üritan kuidagi leida mingit tegevust, kuidas ma saan ennast välja lülitada, kas või mingi pool tundi või. Kuidas kasside ja Netflixi vahel tasakaalustamine? Või see on okei, et sa vaatad mingit sarja ja siis samal ajal... See nüüd jälle oleneb, kas mul on elukaaslane kodus, kas nad on terve päev maganud, kui mind ei ole. Vahepeal mängid, siis jälle nad rahunevad maha, tulevad kaissu või magavad kuskil ja täiesti iga päev on erinev. Mõni päev neil on täiesti savi, et sa eksisteerid, teine kord on see, et noh, ei tule külje peal ka maha. Mis sarjad? Ma vaatan hästi palju selliseid true crime asju. Siis mul on mu comfort show on näiteks Gilmore Girls, mis tuli hiljem välja, ka mu ema on seda vaadanud ja siis ta üritas sarnane ema olla. Ma olin lihtsalt raske laps, nii et see ei tulnud väga hästi välja. Viimasel ajal on järjest rohkem mingeid suukseid meeme tulnud välja, et kui sa nagu vaatad täiskasvanuna Gilmore Girlsi, siis sa mõtled, et oota, aga see vanaema on tegelikult ainuke normaalne see. Ma arvan, ma olen seda sarja mingi 10 korda näinud, või selline suht palju näinud ja siis iga kord vaatad jälle, et noh, on ju vanus endal ka kasvab, siis vaatad, kurat, et okei, see on huvitav vaatenurk, mis nad seal räägivad või noh teevad, on ju, et noh selline vaatenurga muutus endale ka. Jah, mingi mõte oli true crime'iga ka, aga jah, üks sari, mis jäi nagu pooleli ja mul on siiamaani kahju, et see edasi ei lähe. Aga mul ei tule selle nimi praegu meelde, nii et lähme edasi. Lähme edasi. Kui sul tuleb selle sarja nimi meelde, pane kommentaaridesse YouTube'is. Kindlasti nad teavad, mida sa just vaatad. No absoluutselt. Üks Netflixi true crime sari, mis on pooleli jäänud. Ega neid ju rohkem ei ole kui üks. Absoluutselt. Netflixi track record on ju see, et nad teevad asjad ikka lõpuni. Nii, siis mida kasulikku sa oled eelmistest rollidest või valdkondadest praegustesse või ka tulevastesse kaasa võtnud? Üldiselt selline muutustega harjumine, kuna igal pool on olnud mingi uus programm või mitu uut programmi või noh, selline on ju seltskond muutub kõik selline sisseelamine. Ma ei tea, see on üldiselt selline kaasas käinud, et suudan kuidagi sobituda või kiiremini või et noh, ja ma õpin kähku asju, nii et ma võib-olla ei pea 10 korda mulle seletama seda, piisab 9. Aga midagi raamatupidamisest IT-sse? No kallis Excel kindlasti toetab seda IT-sse minekut. Igasugused mingid VLOOKUP'id ja IF-id ja ma arvan ka sealt mingid programmid, noh selles suhtes ma ju tean, et Oracle ei ole ainult ju, noh ma kasutan raamatupidamise programmina või noh selles suhtes, et selline üldse selline detailid ja kuidagi selline jah. Kui sul oleks ajamasin, millega saaks liikuda oma karjääri piires, siis mis punkti sa läheksid ja mis nõu sa endale annaksid? Ma ei valiks kindlat punkti, ma arvan, et kõik need kohal, millal ma olen nagu võtnud vastu selle otsuse või tundnud sellist tunnet, et ma tahaks nagu töökohta vahetada, lihtsalt öelda endale, et nagu it's fine, do it, nagu usalda oma sisetunnet, kui sa tunned, et see ei ole see koht sulle, siis nagu do it. Tule sealt ära, nagu sul ei ole midagi kaotada. Miski pärast kuidagi kangastus see, et sa läheksid ja oleksid ise endal see väike saatan õla peal, kes ütleb, et mine. Saatan ja siis see ingel ka, kes ütleb ära mine. Et ma oleks ilmselt, jah, see täpselt see, ma ei tea, usalda rohkem ennast, et see sisetunde värk ikkagi. Siis kui see oleks praegu meievaheline töövestlus, siis mis riskidega me peame arvestama, kui me sind tööle võtame? Ma olen perfektsionist. Rohkem ei ole vaja öelda. Ma ei tea, mulle meeldivad väljakutsed, see hoiab nagu motivatsiooni selles suhtes, et
jah, ma ei tea, mul peab huvitav olema. Kas see siis, see ei tähenda nüüd, et mul peab iga päev olema uus ülesanne, aga et miks ma arvan, ma olen Tallinkis ka on ju 2 aastat olnud võrreldes oma teiste kohtadega. On ilmselt see, et seal on lihtsalt mitte asjad kogu aeg muutuses, aga nii palju on erinevaid olukordi, millega tegeleda. Seal ei ole ühtset sellist, et istu nüüd ja tuimalt tee seda 40 tundi nädalas. Väljakutsed. Räägi oma unistuste tööst. Mitte tööd teha. Raha tuleb uksest aknast, mina lihtsalt chillin oma kassidega. Finantsvabadus. Absoluutselt. Mis sa teeksid, kui raha ei oleks probleem? Ma arvan midagi loomadega. Kuidagi iga kord, kui mul nüüd Facebookis need kassikuulutused üles ette tulevad, et jälle keegi otsib kodu, ma tahaks need kõik endale võtta ja elan ühetoalises korteris, see ei tule väga hästi välja. No kui raha ei oleks probleem, siis ei elaks ilmselt ühetoalises korteris. Aga hetkel jah. Siis oleks mingisugune kindlus kuskil ja mis oleks kasse täis. Jah, lihtsalt kuidagi, ma ei tea, süda läheb hädaraks alati ja tahaks mingit sellist. Aga samas võib-olla, ma ei tea, võib-olla mul võiks see raha hunnik olla ja ma tahaks ikka mingit programmeerimist teha, on ju. You never know. Kasse programmeerida? Mängudes. Üks mu esimesi arvutimänge, mida ma nägin, oli Alley-Cat. No näed, kassimängud on olemas. Kassimängud on alati toredad. Siis, aga lapsepõlveunistus? Ma arvan, see oli ilmselt mingi näitleja või laulja, aga kuna ma laulda ei oska, siis see on uksest väljas. Kuna laulda ei oska, siis näitlejaks ka ei... see näitlemine pigem oligi, ma käisin mingis näiteringis, me esinesime, aga ma ei tea, kuidagi ma arvan, realist minus arvas, sai aru, et see ei ole kõige raha sisse toovam võib-olla. Kui sa ei ole justkui mingi tippnäitleja, on ju. Samas, sa ju ikkagi erinevaid rolle oled proovinud elus juba ja proovid järgmisi püüda, et mingi paralleel selle näitlejaga ikkagi on. Jah, selles mõttes küll, aga et võib-olla ma sain aru ka, et ma ei taha rahva ees olla sellisel kujul, on ju. Ma ei tea, mis see minus nagu sealt eemale tõmbas selle. Ja lõpetuseks, kui kuulaja peaks nüüd sinu loost ühe asja meelde jätma, siis mis see võiks olla? Et on okei meelt muuta. Mida iganes see siis tähendab, mis iganes olukorras. Minu puhul karjääriideed, töökohad. Et selles suhtes muidugi olukorras tunned ennast ilmselt halvasti, aga lõpuks on see sinu elu, sinu valikud. Ise pead elama oma elu ja otsustega, on ju, et ma ei arva, et keegi tahab elada, kui sul on paha olla. Väga hea mõte. Aitäh! Aitäh! Ja aitäh kuulaja! Ja järgmised karjäärikäänakud juba mõnel järgmisel neljapäeval. Karjäärikäänakud.